suured tervitused. Sest mõtted käivad peas. Aga mis siis juhtub, kui läheb nii? Mis siis juhtub, kui ma teen seda? Mis siis juhtub, kui ma seda ei tee? Ja no üldse sellised ärevad ajad nagu praegu on. See toob ikka mõtteid, et mis üldse saab ja miks üldse nii juhtus. Kas nii hakkabki olema või läheb kuidagi teistmoodi. Või no eks endal on ka käinud mõtteid peast läbi, mis tunduvad, et nad tulevad kuskilt nagu iseenesest lausa. Ja keeruline on kontrollida neid, eriti siis, kui need on sellised negatiivsed stiilis. Kas ma saan üldse hakkama, mis siis saab, kui ma ebaõnnestun, mis siis saab, kui ebaõnnestumise korral teised märkavad seda ja hakkavad kriitikat avaldama. Või siis mu ebaõnnestumine läheb kuskil üles ja seda on võimalik kõigil näha. Ja selline klassikaline ülemõtlemine. Millest see tuleb? Pole õrna aimugi. Kas sellest saab kunagi lahti? Pole õrna aimugi. Aga ma tean, mis selle vastu aitab. Või no tihti olen avastanud ennast ka sellises olukorras, kus tuleb nagu selline sundmõte pähe või nagu ma mõtlen millestki, millele ma ei peaks üldse mõtlema. Kujutan ette mingit stsenaariumit, mis nagu nii ei pruugi juhtuda või siis kujutan ette seda selles valguses, et äkki läheb nii ja eeldan nagu kõige hullemat, kõige halvimat ja mul pole õrna aimugi, miks ma seda teen. Ma usun, et see on üsna loomulik tegevus, et eriti kui näiteks ootamas tegevus, mida pole kunagi varem teinud, näiteks avalik esinemine, näiteks millegi uue proovimine. Ja siis hakkavad peast käima mõtted, et aga mis juhtub siis, kui läheb midagi valesti? Mis siis juhtub, kui näiteks mingid ekstreemolukorrad? Mis siis juhtub, kui ma ära surma saan? Või siis näiteks see ülemõtlemine on seotud ka mõnikord tervise ärevusega, et kus on tunned midagi kehas, midagi valesti, siis on see, et mis nüüd saab? Ja kas jääbki nii või läheb paremaks või läheb hullemaks või juhtugi midagi. Ülemõtlemine näiteks seotud enda sisekõnega, et kui ma ennast nagu halvasti võntsin, mu see ülemõtlemine avaldus ka nagu kordades rohkem, et ma tundsin ennast halvasti, siis mu enda sisekõne oli juba selline negatiivne ja siis ma tihti mõtlesin selliste stsenaariumite peale, mis võivad just peaaegu valesti minna. Et iseendale kaasaelamise asemel ma nagu rohkem tekitasin endale negatiivseid mõtteid juurde. Et mis kõik võib valesti minna, mis kõik võib juhtuda, kui ma midagi teen ja kui ma midagi ei tee näiteks. Ja see on olnud selline igapäev osa. Tegelikult siiamaani mõnes mõttes on seda ülemõtlemist tunda. Hästi mõnikord on lihtsalt niimoodi, et jää vait pea. Lihtsalt nagu milleks on vaja jätta rahule. Aga tegelikult ka siiamaani pole õrna aimugi, kus kohast see alguse saab. Lihtsalt on mingi mõtteahel, mis hakkab pihta ja siis see väljub justkui
minu kontrolli alt. Üks asi, mis ma olen ise tähele pannud seoses ülemõtlemisega, on see, et kui ma üritan seda kontrollida, siis see läheb hullemaks tavaliselt. Aga kui ma lasen nendel mõtetel lihtsalt peast läbi käia, lihtsalt võib-olla isegi mõnikord panen nagu juurde, siis see lihtsalt tuleb ja läheb ja siis mingi hetk on mul peas jälle rahu ja vaikus. Kindlasti praegu ka on olukord üsna ärev nagu terves maailmas, et mis saab, kas siin juhtub ka nii või siin just ei juhtu või läheb üldse kõik pekki ära veel hullemini, et nagu niisugune kriisi järel ja siis hakkad ise ka kahtlema vaikselt, et mis nüüd saab täpselt, mis juhtuma hakkab. Aga muidu ma ei tea, ülemõtlemine, see on nii laialt mõistetav termin, et mõnikord ka, kui ma nagu närvis, kui ma olen suutnud mõelda rahulikult, siis näiteks ehe näide praegu ülemõtlemisest on see, et ma nagu tulen siia kohta, kus mul on juba eos natukene hirmus olla ja siis ma mõtlen, et äkki ma libisen. Siis kui ma sinna sisse läheks, siis ma mõtleks, et äkki see variseb kokku ja ma ei tea, äkki kukub mulle siit ülevalt mult hoopis midagi pähe. Et nagu ülemõtlemine näiteks avaldub mul ka nendes olukordades, kus ma tunnen võib-olla hirmu, kus ümbruse järgi võib-olla kõik ei tundu nii turvaline. Aga üks parimaid viise, kuidas ma sellega kohanen või vastu ongi siis see, et mis mul ülemõtlemist põhjustab, ma just nagu lähen proovin järele. Muidugi arvestades nagu sellega, et ma ise liiga ei saaks. Aga selles mõttes see scenery on väga ilus. Üldse ei mõtle üle praegu asjadest. Uus lemmikkoht. Ma olen tähele pannud seda ka, mis puudutab just ülemõtlemist, siis on see, et mida rahutum ma olen seest, kas siis mõtetes, enesetundes või mul on mingid kohustused, mis käivad, mis on nagu keerulised, mis panevad proovile mind. Ja siis mul hakkavad need mõtted käima peas, et kas ma üldse saan hakkama, kas ma olen äkki liiga suure tüki võtnud endale ette. Mis siis saab, kui sellest ei tulegi mitte midagi? Mis saab siis, kui sellest just tuleb midagi? Et äkki see ongi edukas ja mis siis saab üldse? Et sellised muutused, tundmatus tuleviku osas ja teadmatus muidugi, need on sellised asjad, mis on põhjustanud sellist stressi enda peas. Samas, kui ma suudan ennast kuidagi välja elada või et ma siis hoolitsen enda eest seda moodi, et mis mul kõik võimalik endaga teha on, et söön ilusti, magan ilusti, liigun, teen trenni, olen füüsiliselt aktiivne. Need on nagu sellised, see on nagu miinimum, mida ma enda heaks teha saan, et ennast hästi tunda. Kui mingid asjad lähevad valesti, eks ole, siis ikka hakkab see mõte ketrama, et ma olen läbi kukkunud ja mis iganes. Aga siis ma saan alati toetuda sinna selle miinimumi peale, et ma selle olen vähemalt õigesti teinud ja saan millestki nagu hästi tunda ennast ja seda ülemõtlemist siis pidurdada või siis vähendada üldse. Kõik, mis nagu peitub enda peas,
seda tuleks kuulata, analüüsida. Ja võib-olla kui ise ei suuda näha seda lahendust või mis tegevuskava ette võtta, siis tuleks nagu nõu pidada kellegagi, kes on usaldusväärne, kes ei mõista hukka, kes kuulab, kes ei hakka kohe soovitama, nõu pakkuma. Teinekord ongi lihtsalt vaja ennast nagu tühjaks rääkida. Ja kas muud midagi. Lihtne on enda pähe ära eksida küll. Leida üles see halb ja hakata sinna halba juurde tootma. Ja mis on keeruline on nagu tegutsema hakkamine. Eriti kui mõnikord tundub, et asju on justkui liiga palju kogunenud, et ei teagi õieti, kus kohast alustada. Tšau!